oskad torupillilugusid juba lihtsamaid mängida, selge on surve hoidmine, sõrmede liigutamine, siis järgmiseks võiksid mängida meloodiatesse ka rõhkusid. Torupilli peal rõhu mängimine on vasaku käe sõrme väike tõste. Teed pupp, 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 pupp. Ja kohe näitan, kuidas see G-noodi peal kõlab. Ta on nagu väike takk, 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 mis jätab siis torupilli lugudes rõhu mängimise mulje. See liigutus vasaku käe ülemise sõrmega peab olema väga väike ja konkreetne, sest et kui ta teeb natukene laisemalt, tuleb sõrmiliselt ära ja mõne aja pärast alles sõrmilisele tagasi asetub, siis võib tekkida juba lisaheli meloodiasse ja pealegi see ei ole üldse hääles ka. Ma näitan, kuidas see aeglaselt kõlaks. Kui oled juba harjunud selle väikese liigutusega, siis nüüd võiksid mängida helirida G, A, B, C ja alla tagasi ja siis vasaku käe väikest sõrme tõsta ja rõhke harjutada ka sõrmede ka teiste nootide puhul. Siin on veidikene esialgu vaja meeles pidada, et kui sa mängid järgmist nooti, ehk tõstad sõrme näiteks G-noodist lähed A-nooti, siis samal ajal peab see ülemine näpp tegema väikese rõhu. Proovi aeglaselt. Veel on võimalik rõhke mängida muidugi kõikide näppudega, kuid hea on ka proovida nüüd järgmiseks pöidla mängimist. Ja pöidlal rõhku mängida on täpselt samamoodi, et hästi korraks vasaku käe pöidla tõstad ja paned tema sõrme ava peale tagasi. Ja siis tekib jällegi selline lühike takk, takk. Harjuta ka pöidla liigutamist hästi ökonoomseks. Kui tunned, et need väikesed sõrmetõsted pöidla ja esimese sõrmega juba õnnestuvad, siis aeglaselt lugude juures seda mängides pead ka algul mõtlema, et kui on see meloodia, et kuhu see rõhk siis mängida. Ja koos võiksime proovida selle esimese torupilliloo, mis me õppisime, mis on paistust pärit, sinna rõhke mängida igale löögile. Tan, da, di, da, di, ja, di, tan, da, di, ja, di, ja, di, ja nii edasi. Ja siis panegi tähele siis, et teeme esimeses osas rõhke selle ülemise vasaku käe sõrmega. Hetkeks ainult siis tõstame seda.
kui esimene osa juba välja tuleb, siis ka teises osas peaksid aeglaselt läbi mängima ja proovime jällegi, mängime rõhke igale löögile. Tra, traadi, traadi, traadi. Ja siin peab tähele panema, et ta algab D-noodiga, järelikult rõhk tuleb teha pöidlaga. Praegu ma tegingi kõik rõhud pöidlaga. Pa, pia, pi. Ka sinna B-nooti lasku käik mängides on algul tundub keeruline, et ma pean panema sõrmi veel asetama sõrmilisele ja siis hästi kiiresti pöidlaga rõhku mängima. Aga see on võimalik. Nii, proovime. Kui aeglaselt mängides Paistu torupillilugu ja mõnedesse teistesse torupillilugudesse juba rõhud muutuvad, rõhkude mängimine muutub lihtsaks ja võid valida siis juba, kas sa mängid igale löögile rõhkusid või esimesele löögile või ainult kolmanda takti teisele löögile. Et tegelikult ei ole see rõhkude mängimine, see ei ole nagu süsteemne, et nüüd peab kindlasti mängima takti esimesele osale või traditsioonilistel mängijatel, ehk siis kui ma kuulan vanu arhiivisalvestisi, siis neid rõhke või neid takke või piuke on nende mängus väga palju, aga see ei ole süstemaatiliselt, et kui on labela valts, et siis kindlasti ta on rõhutanud esimest takti osa. Mitte nii, vaid pigem on see juhuslikes harjumuspärastes käikudes, meloodia käikudes, kuhu need piuksud siis satuvad. Ja väga tihti on just need kõrged pöidlaga mängitud piuksud. Kui sa nüüd edasi ise lugusid mängid, siis nagu ütlesin, ei pea kõikidel löökidel olema rõhke või igal esimesel takti osal. Et pigem siis mängi neid vabalt, varieeri ja kui tunned, et on vaja rõhk teha, siis mängi ja kui tunned, et aitab küll, siis mängi lihtsalt trillereid või meloodiaid niisama.